Tervist ja head uut aastat! Täna läheb eetrisse meie teine podcast ja mina olen Siret Krukk ning mul on väga hea meel tervitada siin Tartu kontoris täna uut rahvuslikku direktorit Raini. Tere päevast ka minu poolt ja mis seal salata, mul on väga hea meel siin olla. Esimesed 2 tööpäeva on selja taga. Missuguste tunnetega oled oma uuel ametikohal alustanud? Tead, ma ütlen ausalt, et põnev on. Ja võrreldes mu eelmise jalgpalliklubi tööga on nagu esialgu vähemalt selline võib-olla veidi vaiksem periood, sest eks ma alles ju viin kurssi ennast asjadega, aga kindlasti on põnev ja juba on mingi, ka mulle isiklikult mingid meile juba tulnud ja kõnesi tulnud, nii et eks ma vaikselt juba toimetan. Tööst me jõuame ka edaspidi veel rääkida, aga räägi natukene endast, kus sa oma lapsepõlve veetsid, kus sa kooliteed alustasid ning kuidas su tee edasi on kulgenud? Jaa, mina olen, võiks öelda, isegi põline Viljandi poiss. Küll vahepeal põikanud siia sinna, aga jah, Viljandis sündinud, noorena Viljandis elanud. Naljaka loona veel minu laps käib praegult samas lasteaias, kus mina omal ajal käisin. Viljandi Valuaja põhikoolis alustasin kooliteed, edasi viis mind Jakobsoni gümnaasiumisse ja seal siis minu Viljandi seiklused mingiks ajaks said läbi ja algas jalgpalluri karjäär, mis viis mind üpris kiirelt Tallinnasse ja siis mõned aastad Tallinnas elatud ja on ka Austraalias aastake elatud ja nüüd siis viimased ligi 13 aastat olen uuesti Viljandis elanud ja tahan sinna ilmselt elu lõpuni jääda, et väga meeldib minu väike kodulinn. Sa märkisid ära oma jalgpallikarjääri, et kindlasti paljud kuulajad ei tea sellest täpsemalt, äkki jagad natukene? Jaa, hea meelega, et ega tegelikult minu elust jalgpall, ma olen nüüd sain detsembris 41 aastaseks, aga jalgpalli ma olen mänginud või sellega seotud olnud 33 aastat kindlasti. Ja mingi osa sellest ka täitsa professionaalse jalgpallurina ja mänginud siis enamasti Viljandi tuleviku profimeeskonnas ja mõned aastad ka FC Flora meeskonnas, tulnud mõnel korral ka Eestis meistrivõistlustel medalile ja ka karikavõistlustel ja erinevates noortekoondistes mängin, nii et omal ajal on seda jalkat mängitud küll ja mängin ausalt öeldes harrastus hobi korras ka praegult, nii et jalgpall on väga tihedalt minu eluga seotud olnud kogu aeg. Ja sinuga koostöös me oleme teinud ju palju eriolümpia jalgpalliturniire Viljandis ja möödunud aastal korraldasime ka Euroopa jalgpalliturniiri. Nüüd siis juba ülemöödunud, sest me oleme ju 2024 juba. Väga õige, jaa. Jaa, need kusjuures jah, et eks jalgpalliturniiride korraldamisega ma ju siia eriolümpiasse natuke jala ukse vahele sain. Ega ma alguses ju ei teinud seda sellepärast, et jalga ukse vahele saada, vaid tegelikult me oleme alati teinud seda heast tahtest midagi pakkuda ja nii-öelda teha. Aga jah, neid turniire on korraldatud ja turniire nii tavasportlastele kui eriolümpiasportlastele on mul korraldamiskogemus päris suur. Ja eriolümpia organisatsioon ei ole sulle kindlasti võõras, et sa oled ka eriolümpia juhatuses olnud nüüdseks juba 3 aastat. Ja samuti olid sa siis möödunud suvel Berliini maailmamängude delegatsiooni juhi abi. Kuidas sa võtaksid kokku oma rolli delegatsiooni saatjana? Ma võib-olla hüppaks ajas veel natukene tagasi, sest ma käisin ju treenerina kaasas ka Abu Dhabi mängudel. Ja võib-olla minu enda olemusest tuli natukene see, et eks ma üritasin küll tookord olles ainult jalgpalli abitreener, aga ikka tahad, et kogu delegatsioonil hästi oleks ja seal oli kõik meie sportlased ja treenerid, kes seal kaasas käisid, teadsid, et jube suur mure busside ja asjadega ja siis mina kuidagi üritasin hakata seal jooksvalt ka neid asju lahendama
ja võtsin need asjad natukene kuidagi, üritasin siis siluda neid asju seal ja tekitada busse ja natuke toimetasin selles vallas, nii et sealt ma sain oma esimesed kogemused. Aga Berliinis jah, võib-olla olin juba siis rohkem nagu nii-öelda ametlikult delegatsiooni juhi abina, aga ma seal tegin ka tegelikult kõike jooksvaid asju ja pigem üritasin küsida treeneritelt, et mis ja kus kohas neil täpsemalt abi vaja oleks ja käisin ju mingid näiteks sulgpallivõistlustel olin abitreeneri rollis, kui Liila Anoja vahepeal ei saanud olla oma kahe sportlase kõrvalt, et ühega pidid kuskil mujal olema ja eks seal sai jah, erinevaid asju kogetud ja tehtud, et eks ma pigem olengi sellise iseloomuga, et ma tahan kuskil, kus vähegi oskan abiks olla. Abu Dhabi maailmamänge sa juba mainisid, et sa osalesid seal jalgpallitreenerina, aga missugustel välisvõistlustel sa veel oled treenerina osalenud? Jaa, kui me räägime nüüd ainult eriolümpiatreeneri rollist, siis me oleme käinud Kotja Cupil poistega mitu korda jalkaturniiril osalemas. Kotja Cup on siis maailma üks suurimaid jalgpalliturniiri üldse, kus siis see eriolümpia jalgpalli osa on väike mutrike sellest süsteemist seal, aga väga, väga äge ja suur kogemus just meie sportlaste jaoks, et kogeda midagi sellist suurt. Võib-olla teinekord enne maailmamänge just hea selline kogemus suur turniiril osalemisest. Kaunases käisime ühel ühendaval jalgpalliturniiril ja siis mainitud Berliinis ja Abu Dhabis olen olnud ka osaline, nii et need on sellised eriolümpiavõistlused, kus ma olen osalenud. Millist turniiri sa kõige edukamaks pead? Või mis on kõige rohkem, ütleme, selliseid positiivseid emotsioone toonud või mis on jäänud eredamalt meelde? Kindlasti kõige eredamalt meelde on jäänud just Abu Dhabi jalgpallivõistlus, kuigi sportlikult me seal tulime 4. aga teadupärast on ju erinevad divisionid olemas meil ja tegelikult mulle meeldis see, et me saime nii-öelda esimeses divisionis ehk siis kõige tugevamas divisionis osaleda. Jah, jäime seal 4. aga tegelikult olime nii-öelda enda mõistes maailma parimatega vastamisi ja saime seal täitsa võrdseid mänge, nii et kindlasti mulle jäi see nagu kõige rohkem meelde, sest see oli ka minu esimene selline suurem võistlus eriolümpiakoondisega ja oli väga, väga äge kogemus. Aga lähme nüüd veel kord tagasi sinu praeguse ameti juurde. Et kuna me oleme rahvusvaheline organisatsioon, siis ütleme selline ametlik ametijuhend tuleb meile ülevalt poolt alla, mida sa pead järgima. Samas on see töökoht minu meelest lõputute võimalustega. Ja ma näen, et sa oled väga motiveeritud, väga täis energiat uuel töökohal ennast panustama. Kindlasti sa oled saanud nüüd juba natukene mõelda, et missugused on sinu lähieesmärgid, millest alustada, mis need oleksid? Jaa, ega tegelikult kui ma sellele ametikohale ju kandideerisin, siis ma samuti ütlesin need lähimad töömõtted ja asjad, mida ma enda jaoks olen nagu paika pannud ka välja ja ega ma neid muutnud ei ole, et endiselt minu plaan on istuda laua taha, mitte kõigiga korraga, aga väga paljude erinevate spordialaliitudega ja leida neid ühiseid jooni ja võib-olla mõnega üldse ei olegi võimalik midagi koos teha, aga just, et aru saada üksteisest, et kas äkki on ühiseid puutepunkte koos midagi teha, võib-olla üksteist toetada. Ma ei ütle ainult, et me ootaks tuge endale, vaid ka võib-olla suudame omalt poolt kellegile tuge pakkuda. Ja suhtlus erinevate sponsoritega samamoodi, need oleks need kaks sellist suunda, kus ma ise tahaks nagu hästi palju alguses kaasa lüüa ja kuna ma ise arvan, et suhtlemine on mul päris hea külg, siis ma arvan, et need küljed võiks või need ülesanded võiks mulle sobida. Loodame.
Missugused on sinu hobid, millega sulle vabal ajal meeldib tegeleda? Ma ütlen seda alati, sest naljatamisi ka, sest et ega inimene peab oskama enda üle ka nalja teha ja kõik, kes mind näinud on, et teavad, et ega ma enam selline välja ei näe, nagu ma 20 aastat tagasi nägin välja, siuke 65-kilone peenike poisike, et olen ju kerges ülekaalus, aga tegelikult mulle sporti meeldib väga teha ja ma käin nädalas korra saalijokit mängimas, nagu ma enne mainisin, ma endiselt mängin jalgpalli 2 korda nädalas, nädalavahetustel aeg-ajalt käin ka võistlemas ise rahvaliiga võistkonna eest. Anna mulle sulgpallireket kätte, mängin sulgpalli, anna mulle lauateennisreket kätte, mängin ka seda. Nii et tegelikult kõik erinevad sportmängud ja teen ära hea meelega, et aeg-ajalt on äge meenutada, et omal ajal koolis ma kuulusin, vähe sellest, et kuulusin, olin siis kooli korvpallivõistkonna kapten ja kooli jalgpallivõistkonna kapten ja kooli võrkpallivõistkonna kapten, nii et sporti on mul alati meeldinud teha ja jälgin ja teen kaasa nii, kuidas suudan. No, võib-olla hobide osas veel, et tegelikult meeldib sõpradega lauamänge ka mängida, selliseid mõttemänge ja selliseid ja viktoriinil käime ja stabiilselt ja regulaarselt, et selline just sotsiaalne pool ka. Aitäh, Rain! Soovin sulle edu ja kordaminekuid uuel ametikohal ja et see tuluke, mis sinu sees põleb, ei kustuks.